Tere kõikidele, ajuloputus! Ja avama silmad vaatajatele, kuulajatele. Üle pika aja tuleb meil uus episood, pühade järgselt, Matrixi pühade järgselt. Katrin, kuidas sina jõule tähistasid aastavahetust? Käisime jõulude ajal siis, käisime poja pruudi pere juures, lihtsalt olime mõnusasti koos, sõime, käisime saunas, lihtsalt olimegi, võtsime vaikse aja lihtsalt nagu lähedastega olemiseks. Aastavahetust ma ei tähista, et olin kodus ja ootasin, et millal need kuradi paugud läbi saaks magama juba minna. Just, et saaks magama minna, et mu laps saaks magama minna ja et mu koer rahuneks maha. Sellepärast, et loomad, lapsed, metsloomad, linnud, kõik on täiesti šokeeritud sellest. Mõtle, karu magab metsas talveund, on ju. Ja siis keset talve on nagu sõda oleks lahti. Kas sa vaatasid, ma ei tea, kes mina olen, kuna mul on lemmikloomad, ma olen Facebookis hästi paljudes loomade gruppides ja kui palju iga aasta läheb loomi kaduma. See on, loomad hakkavad kartma, jooksevad ära, see on meeletu. Millal me hakkame endale aru andma, et mida me teeme ja kuidas see nagu mõjutab maailma meist väljapool? Ma kogu aeg mõtlen sellele, ma ei ole muidugi uurinud, kuidas see päriselt toimub, aga see toss ja kõik see lõhn, mis pärast ilutulestikke nagu õhus on, kuidas see nagu meie õhku ja kõike mõjutab, on ja kuidas seda sisse hingad ja mis see sul siin sees teeb, on ja mina olin aastavahetusel Prantsusmaal, seal oli äge. Tead, ma nägin ainult mingi 4 ilutulestikku kustikil taamal, et seal vist on tavainimestel nagu keelatud ise niimoodi ilutulestikku lasta, et see oli nagu põnev, et ei olnudki mingit suurt kära, müra, et päris chill on ja muidugi olen piisavalt, kus sa oled ja et seal nagu ametlikult ikka tehakse, aga et nagu eraisikud ei tohi niimoodi üksinda nagu meil on ju, et lähed ostad ja paned kasti maha ja ilutulestik. Ja ma mäletan, et ma käisin, siis kui ma kunagi veel Matrixis sees olin, ma käisin ka Prantsusmaal Pariisis. Aastavahetusel hullult oleks taht ilutulestikku näha, seal ei olnud mingit ilutulestikku. Ja see ongi väga huvitav, et nad on tõesti seal selle nagu siis maha võtnud või siis ma ei tea, võib-olla tõesti linnas tehakse, aga mis on tegelikult ülimõistlik. Ma küll vaatasin, et meil keeleajal oli vähem ja ma mõtlesin ka, et vaata inimestel on raha nii palju enam. Mõnes mõttes on võib-olla hea ka. Ja. Et lolluste peale pole raha raisata. Aga näiteks kas või eile õhtul ma olin kodus, puhkasin ja siis kuulen, kuidas paugud käivad ja koer jälle tormab pea ees, ma ei tea kuhu. Et kahjuks ikkagi, jah. See on jah, et lolluste peale, vaata, lollused tulekski nagu kõrgemini maksustada, mis meil on nagu mahe ja ökotoit nii kallis, siis vaatad nagu kõige madalama kvaliteediga krepp ja suhkur on kõige odavam on ja teeme vastupidi. Coca-Cola maksab 1 euro, vesi maksab 2,30. Ma olen ammu mõelnud ka, et mina maksustaks, selles mõttes, kui meil oleks normaalne valitsus, kes inimest toetaks, siis saakski asjad normaalselt teha, see on kõik nii lihtne, siin ei ole midagi keerulist. Et mina maksustaks hullult kõrgelt näiteks suhkru. Kõik kommid, šokolaadid, jama, paneme 10 eurot tahvel ja mahe, toit, kanad, munad, liha, 1 euro. Et kujutad ette, et Coca-Cola on 1 euro ja vesi on siis... Aga kuule, siis inimene saab ju terveks, siis ta ei ole haige, ta ei tooda ju süsteemile uut raha peale. Sellest me täna hakkamegi rääkima muuseas, kuidas me ise kogu aeg Matrixit toidame. Ma vaatasin meie viimane podcast, kus me siis olime cringe'id, ehk et need, kes jõulud ja aastavahetuse ära rikkusid. Varastasid ja rikkusid, jah, et... Inimesed kuidagi nagu üldse ei suutnud vastu võtta või taha vastu võtta seda, et miks ma ei võinud tähistada või mis te ajate, mis seal siis nii halba on või miks te nii ütlete, mis ma ei võinud üldse enam jõuluvanast rääkida lastele või päkapikka mängida. Ja ma mõtlesin ka, et seda peaks tegelikult võib-olla just nagu rohkem lahti seletama, milles siis asi on. Ja ma arvan, et võib-olla paljud meie vaatajad on vaadanud Matrixi filmi, aga võib-olla osad ei ole ka. Aga ütleme niimoodi, et Matrixi filmis võib-olla ei saa nagu kõike võtta nagu täpselt. Aga mis on nagu see põhipoint seal kokkuvõttes on ju see, et on olemas mingisugune kunstlik või tehislik maailm, mis vajab toidet selleks, et nagu elus püsida. Ja ma ei tea, kas inimesed annavad omale aru, et mis on pühade mõte. Kui me võtame selle sama sõna, selle Christmas, on ju Christ ja mass, seal on 2 sõna, et mass on mass ja kristlus on siis, me oleme sellest palju rääkinud, aga tegelikult on see massirituaal ja massirituaaliga võetakse kätte ja korjatakse tohutu kogus energiat selleks,
et mingi aeg jälle toimida. Ja kui sa nüüd vaatad, on, noh, me vist rääkisime ka sellest, et aasta lõpus tuleb seal järjest tuleb Halloween, siis USAs on see tänupühad, siis tulevad jõulud, nüüd tuleb kohe Aastavahetus oli vahepeal. aastavahetus, siis tuleb kohe sõbrapäev, Ja no vastlapäevad asjad veel millalgi. need on meie Eesti rahvuspühad, sellel ei ole õnneks midagi nagu, need on nagu teistsuguste traditsioonidega. Ja aga mis veel tuleb, siis on need, mis see on, see Easter? Lihavõtted, kevadpüha. Kevadpühad, lihavõtted. Aga vaata. No seal ka igal pool kommid ja šokolaad sees. Igal pool. Mis ongi nagu põhiteemaks on see, et meile õpetatakse, kuidas seda rituaali teha. Seal ju näidatakse täiesti ette filmides nagu ükskõik läbi siis erinevate viiside meile näidatakse, kuidas seda rituaali läbi viiakse. Ja siis see rituaal ongi üles ehitatud, et on need kingitused. Need on justkui nagu mingid andamid, aga see raha, mis sa ostad, see ju läheb kuskile. Siis juuakse alkoholi, süüakse. Ja kõikide pühade juures hästi suur teema minust ongi alkohol. Kui sa võtad nüüd näiteks, et võtame näiteks kas või selle sõbrapäeva, et tundub, et nagu, et nii üllas idee, et pead oma sõpru meeles, pead oma kallimat meeles, vedate ühiselt aega, viite kuskile, ma ei tea, restorani, aga kui vaadata, mis seal taga toimub, et kõikide nende pühade ajal vaata, kui palju tekib kannatust. Et ma ei tea, kas sa panid Oi, praegu ka ju. Kui palju oli mingi perevägivalla juhtumeid meil siin jõulude aastavahetus. Minust iga-aastane teema küll, aga jälle tõstetakse esile. Ja, et inimesed on kodus, siis nad joovad alkoholi, sellest tekib see. Siis samamoodi, näiteks sõbrapäeva puhul minu meelest ma olen seda aastalt aastasse näinud, on hästi palju seda pettumust. Et keegi, ma ei tea, ei teinud mulle, ei soovinud head sõbrapäeva või ma ei tea, mu kallim ei teinud mulle sellist kinki või ma ei tea, sõbrannale kallim tegi abielu ettepaneku kuskil. Et seda ju vaata räägib see David Icke ka hästi palju oma videotes, et see, mille veel Matrix elab, ongi see hinge kannatuse energia ja siis ta nimetab see, et see Robert Monroe on selle nimetatud lušiks, tegelikult on selleks olemas meil ka oma väljend, on siis kavah, nagu mis tuleb slaavi keelest, et see hinge kannatuse energia on see kavah, mida siis kogutakse ja mille peal siis tegelikult Matrix elus püsib. Ja väga paljud inimesed ütlevad, et neile see Matrix ei meeldi, neile ei meeldi maailm sellisel viisil, nagu ta on. Aga ise endale aru andmata nad kogu aeg erinevatel viisidel toidavad Matrixit. Ja pühad on suured rituaalid, sest kogu surmakultus, kogu see demiurgi või saatana maailm on ju tegelikult üles ehitatud rituaalide peale. Ka kui see, ma ei tea, see kuningas seal, eks ole, pannakse pulti, on ju, siis tal tehakse rituaal, ta pühitsetakse sisse, igasugused inimeste piinamisrituaalid, energiakogumisrituaalid, et kõik neil käib nagu läbi rituaalide, läbi ohverduse, läbi andide. Et see on nagu see põhiline teema. Ja meie... Räägi lõpuni. Ja meie... meid pannakse siis, nagu ma ütlesin, läbi eeskuju, meie teadvus kaaperdatakse ära, eks ole, näidatakse meile, kuidas mingit asja teha ja meid pannakse automaatselt need rituaale tegema ja see mõte ongi selles, et me ei esita tegelikult küsimust, et miks ma seda teen, kuhu see energia läheb, kellele see vajalik on ja mis see mulle annab. Ja siin oligi täna üks suur teema, mille ma tahtsin sisse tuua, on see, et mida iganes sa teed, ütled, mõtled, tegutsed, keda ma toidan, ennast või Matrixit. Ma juba aastaid, mulle ei meeldi ühtegi tähtpäeva nagu tähistada või täpselt need naistepäevad, meestepäevad, vanavanemate päevad, miks üks päev aastas, Matrixi aastas, peab olema see, kus sa pead kedagi meeles või viid lilli, on ja. Mina näen, et number 1 asi, nagu mida kõik, kellele see Matrixi süsteem ei meeldi, tegema saavad hakata, ongi see, et nad ei tähista enam neid asju. Siis sa ei saa ka pettuda on valentinipäeval, kui keegi sulle lilli ei too, on ja. Just, et mõtle kogu aeg selle peale, mida ma siin enne olen öelnud, et tunne on see, läbi mille me elu loome, nagu oma elu, kõik elu. Ja Matrixi mõte on tekitada sinu sees halb tunne, mis loob siis selle negatiivse energia, mida nemad korjavad. Aga kui sa ei lähe sellega enam kaasa, kui sa
oled vaatleja, keitad õlgu, ei anna neid reaktsioone enam, siis ta ei saa sinult seda energiat sina saad nagu justkui sealt maatriksist vabaks. Mõtlen kas või sünnipäeva tähistamist praegu. See on ju rituaal. See on rituaal nagu sellega, et sa nõustud, et ma vananen. Ja sa võtad üldse selle, et sa tähistad seda, et sa vananed. Ja sünnipäeva, et sa sünnipäeva teema sisse tõid, seal on üks väga oluline musta maagia rituaal, mida kõik teevad. Tead, mis see on? No. Sünnipäeva küünla tordi puhumine. See ongi musta maagia rituaal. Ma esitan soovi, sa vaata pead soovi midagi ja siis ma puhun ära oma eluküünla. Ehk selle soovi, mille ma praegu soovisin, siis ma teen sinna otsa rituaali, et kasutage minu elu energiat selle soovi täitmiseks. Seda ma kuulen praegu esimest korda. Ma olen muidugi, võtame ringi, rituaal laulame, rituaal süütame küünla, ja nõustun sellega, et ma vananen. Aga vot see, et sa veel küünla ära puhud ja sellega selle elu energia ära puhud. Mina seda enam ei tee ja ma juba oma lastel ka teha, et ma panen sinna selle tordile küünla ja siis sa sööd jälle sisse seda magusat, siis sa paned selle tordi peale küünla ja siis sa teed soovi ja siis puhud oma elu küünalt ära ja iga kord aasta-aastalt järjest kogu aeg puhud oma elu küünla ära, kustutad oma elu küünalt. Täielik musta maagia rituaal. Kus me siin nüüd pooleli jäime? Kas meil uue aasta ja jõulu teemad said? Jaa, et igal juhul, et inimesed lihtsalt hakkaksid mõtlema selle peale, et maatriks püsib ainult selle peal, et meie seda oma energiaga toetame ja täna mina leian ongi oluline, et me hakkame lahtiste silmadega vaatama otsa sellele, täna räägime veel paljudest aspektidest siin, aga kuidas me teda toidame ja need pühad, need siis kollektiivsed rituaalid on üks viis, mille peal maatriksis püsti seisab tegelikult. Võtame siit mõned eelmise episoodi küsimused ette. Esiteks ongi meil siin, me rääkisime natukest Wicked filmist ja siin ütlebki kommentaar meil, et ka Wicked filmi teises osas, mis praegu kinodes jooksis, räägitakse täpselt lahti, kuidas inimesi valitsetakse, jah? Isegi lendavad ahvid ehk flying monkeys olid seal kohal. Ja mina tegelikult ju eelmine kord, kui me lindistasime, siis ma peale seda läksin seda filmi vaatama, siis ma ütlesin sulle, et mine seda vaatama. Seal on nii head pointid alguses, mis minu meelest olid täiesti briljantsed, kuidas ma tundsin nii ära, et see, mis meie siin vaata teeme. Et seal on selline koht, kus siis see mis need nõiad on, ma ei saa öelda, Galinda ütleb sellele võlurile, tegelikult see võlur on ju seal ilma igasuguste võimeta mingi mees, kes on põhimõtteliselt pannud siis inimesed uskuma, et tal on võimed, et ta valitseb, inimesed usuvad temasse. Ja siis Galinda ütleb seal, et nüüd sa pead minema ja rääkima rahvale tõtt. Ja siis see võlur ütleb, et sa ei saa üldse aru, kuidas asjad toimivad. Et isegi kui ma lähen ja räägin tõtt, inimesed tahavad uskuda seda illusiooni. Ja siin on täpselt sama, et me räägime siin mingid teemasid välja ja sa näed inimeste reaktsioonidest. Ja seda mina ütlesin ka, et iga kord, kui keegi reageerib meie peale negatiivselt, on see, et tal tuleb hirm ülesse ja see, millega tema ennast identifitseerib, see tõde, see reaalsus, need uskumused, see ohustab tema seda konstruktsiooni ja sealt tekib ebaturvalisuse tunne ja siis seda hakatakse kohe ründama. Ja sellepärast ründab meid maatriks, sellepärast, et me tahame maatriksi illusiooni kokku kukutada, me oleme selle läbi näinud ja siis tulevad agent Smithid, kes tahavad kohe meid rünnata. Kas need ongi need lendavad ahvid seal või? Põhimõtteliselt küll, jah. Et need, kes kohe peale lendavad, sõdurid, kes tulevad siis, kes tulevad, ütlevad meile, et te olete oht sellele narratiivile, et tegelikult see maatriks on kollektiivne uni, mida meid on siis pandud nägema, treenitakse nägema kollektiivset undmeid, kollektiivset reaalsust, kollektiivset illusiooni ja see käib läbi pideva korduse. Kool, ajalugu, filmid, meedia, kogu aeg treenitakse. Meie meel pannakse nägema kõike asju ühtemoodi.
ja siis järsku tuleb keegi keset seda kollektiivset und, ütleb, et oota, et ma näen hoopis teistsugust und. Ja see on ohuks. Ja siis tuleb öelda sulle, et sa oled vale, sa näed valesti. Üks kõige vingemaid asju, mida ma olen viimasel ajal õppinud, ma olen nüüd hästi sügavalt tahtnud süveneda ajusse, on see, et ma ei tea, kas inimesed teavad, aga me ei näe oma silmadega. Me näeme oma ajuga. Ja see, kuidas keegi näeb reaalsust, mis on üldse reaalsus, on lihtsalt kollektiivne kokkulepe. Kuidas me näeme reaalsust, sõltub sellest, mis on meie ajus olev informatsioon. Aju on projektor, seda ma olen ka oma kodulehel lahti kirjutanud, alateadvus on tegelikult see, kus see film jookseb ja sulle projekteeritakse see reaalsus, mis su ajus on, et silmad on lihtsalt nagu vahemees. Nii et kui sul on ümberringi kõik halvasti, siis muuda lihtsalt oma mõtteviisi ja see on sinu ajus on halvasti. Nii lihtne ongi. Räägime sellest, ja. Mul ükspäev nägin ühte head miimi selle kohta, et kui sa vaatad peeglis ja sa naeratad, sa ju näed, et sa naeratad. Ja kui sa oled kurb või nutad, sa ju näed, et sa kurb nutad. Ehk võtagi seda maailma kui peeglit, et kui sa naeratad, siis kõik muu naeratabki sulle vastu. Ja kui sa oled kurb, masenduses, siis kõik ümberringi ongi halb ja paha, on ju. Inimesed ei saagi aru, et maailm, sa ütled jumala õigesti. See on peegel. Täiesti puhas peegel. Ehk minu rahaasjad, minu suhted, minu tervis on sisemaailma peegel. Ja seda ma eelmistes saadetes on öelnud, et meid viiakse sisemisse põrgusse ja siis me kogeme väliselt põrgut. Sellepärast. Loogiline. Ja, tahad välja saada põrgust, pead sisemiselt ennast sealt välja tooma. Välise mõjutamine, ma juba ütlesin eelnevalt, seda hingelise inimese jaoks ei toimi. Mul hästi see näide sellepärast meeldiski, et kui sa ise lähed, seisad peeglite ja vaatad ja naeratad endale, sa näed, et ta naeratab vastu ja kui sa nutad, sa näed, et ta nutab. Ehk see nagu võib-olla mõne jaoks klikkab ka vaata, et kui ta ei saagi aru sellest, mis mõttes, et maailm on peegel, selles mõttes ongi. Ja kui sa näed seal näiteks seda nutvat peegelpilti, siis sa hakka seda peegelpilti muutma. Ja, just. Ja ise ennast muudad, on ju. Ja sa muudad seda, mis siin toimub ja siis see peegel muutus. Aga sa rääkisid, et sa käisid kinos veel ühte huvitavat filmi vaatamas. Jaa, see on väga huvitav, kuidas ma just mõtlesin, et universum teeb meiega praegu koostööd, et kohe peale seda Wickedit oli mul väga hea kogemus, kuna sina sõitsid ära, siis ma ei saanud sulle kahjuks soovitada seda filmi kohe vaatama minna. Aga kinodes jookseb praegu film Nürnberg, mis siis räägib sellest Nürnbergi kohtu case'ist, eks ole, sellest, mis seal siis toimus, et ühesõnaga peale seda siis, kui seda sai läbi, siis kes oli siis natside nii-öelda 10 seal kõige kõrgemat tegelast siis võeti kinni. Esimesena siis Hermann Göring, kes siis ise tegelikult andis endast kätte, andis alla. Ja siis, nagu me oleme rääkinud, siis siin kloonid, ehk siis inglased ja ameeriklased otsustavad siis anda nad kohtu alla, ehk teha siis selle kohtuprotsessi. Seal ka väga huvitavalt üks naine ütleb, et aga mis õigus on meil nagu nende üle kohut mõista. Ja siis nad saavad käru, et nad seda üksi teha ei saa, neil on vaja siis teised riigid sinna taha saada, aga nad saavad lõpuks kokkuleppe kõikide riikide vahel. Ja siis tehakse Nürnbergi protsess. Aga see, mis sealt protsessist välja tuleb, see film on tehtud, tähendab sellisel viisil, et kutsutakse ameeriklasest psühhiaater andma neile psühhiaatriliste hinnangut nendele 10 mehele. Douglas Kelly. See mees kirjutab pärast siis sellest kõigest raamatu, Hermann Göringist raamatu, ja ta tegelikult ise tapab ennast pärast ära hiljem. See on hästi väga-väga huvitav kogu see teema. Aga mis mulle sealt hästi selgelt nagu välja jooksid, oli see, et tõepoolest, esiteks alustame sellest, et igas sõjas kõik pooled alati võtavad sõjavange. Eks, on ju nii? Ja nüüd meil on spetsiifiliselt, eks ole, tuleb juttu just nendest vangilaagritest ja siis sellest, mida nimetatakse holokaustiks. Aga mina ei tea ühtegi riiki, kes võtab sõjavange, siis teeb neile pai ja paneb nad sanatooriumisse ja siis söödab neid hästi ja seda nagu ka tegelikult seal öeldi, et mida siis nemad tegelikult tegid nagu teistmoodi, kui ükski riik teeb. Ja siis mul tuli kohe, tekkis üks küsimus see, et kuidas üldse Hitler võimule sai, oli ju tegelikult see point, eks ole, et esimene maailmasõda, kui lõppes, siis sõlmiti Versailles rahuleping. Ja selle Versailles rahulepinguga pandi siis Saksamaa jällegi maksma kõige eest. Ja siis ühel hetkel Saksamaa oli omadega täielikus ummikus majanduslikult, väga-väga kehvas kohas, inimesed olid nälgas põhimõtteliselt. Ja
ja rahva rahutus kasvas nii suureks ja sellepärast oli, miks Hitler siis tuli oma parteiga, miks ta siis sai võimule, kuna inimesed olid nii suures kriisis ja tänu sellele neid siis valiti. Ja aga siis jälle, et väga huvitav on, et peale esimest maailmasõda ka Saksamaa tehti süüdlaseks, siis pandi maksma kõige eest ja nüüd tehti siis järjekordselt. Ja siin oli hästi palju siis muidugi Prantsusmaaga seotust. Ja nüüd võetakse uuesti siis sakslased ette. Ja siis, mida nad siis tahtsidki seal selles Nürnbergi protsessis, mida väga spetsiifiliselt määriti pähe, oli seda, mis siis tehti nendes vanglilaagrites või just seda holokausti teemat. Aga mis seal filmis nagu imeliselt välja toodi, oli täpselt see, mida mina rääkisin. Seal esitati, millele suruti nagu rõhuti, oli üks paber, mille siis Hermann Göring allkirjastas, kuigi Göring oli tegelikult riigis, tema ei tegelenud vangilaagritega, vaid vangilaagritega tegeles, kes nendest vastutas, oli hoopis Albert Eichmann ja Adolf Eichmann, sorry. Ja temast on ka film, seda võib vaadata Netflixis on olemas, selle nimi on Final Solution. Ja seda, mida siis väidetavad siis juutidega tehti, et nad viidi sinna laagrisse ja väidetavalt kõik ära põletati, seda kutsutigi, see oli operatsioon Final Solution ehk lõplik lahendus. Ja nüüd üritatigi tõestada, et Hermann Göring teadis sellest, kirjutas selle dokumendile alla ja andis selle käsu seda teha. Ja nii ilusti oli seal ära toodud see dokument toodi ette, paluti Göringul see ette lugeda ja Göring ütles, et ma ei tea, kuidas te saksa keelest aru saate, aga ta selgitas, et see ei olnud mitte operatsioon Final Solution, vaid oli vaja ära teha Total Solution, et kogu lahendus ja see oli hästi ilusti, see oli seal kirjas, et see totaalne lahendus oli nende juutide immigratsioon ehk maalt välja viimine, mitte nende äratapmine, mitte nende, ma ei tea, hävitamine. Ja ka seal filmist öeldi ilusti, see näitati selliseid nagu üksikuid lõike siis erinevatest laagritest, mõned üksikud tegelikult, mis käivad igalt poolt läbi, need ühed samad oli siis Buchenwald ja siis oli see teine, ma ei saa öelda praegu selle nime. Ja siis näidatakse, kuidas lükatakse siis kopaga kokku neid laipasid sealt, aga see sama lugu, mille mina rääkisin, et ameeriklased tulid ise, pommitasid kõik raudteed, mis laagrite vahel olid nagu puruks. Nendel ei saanud viia toitu enam, nendel ei saanud viia ravimeid enam, üldse ei saa midagi teha, neid ei saanud ka kuskile liigutada. Väidetavalt oli 1200 laagrit. Ma ei tea, kas tegelikult oli. Ja probleem tekkiski selles, et kui see tõesti niimoodi läks, siis loomulikult see lõpp oli seal selline, et need inimesed surid seal. Aga mitte seda, et nad siin seal spetsiaalselt piinasid. Loomulikult, eks see laagris tehti igast asja, kui räägin veel kord, kes oma sõjavangidele pai teeb, mitte keegi. Aga mis oli veel väga huvitav? Oli see, et tegelikult siis, kui see enne teist maailmasõda Saksamaal see tohutu kriis oli, siis juudid sellel ajal elasid jälle nagu väga hästi, krabasid hästi palju raha kokku, rikkusid kokku ja müüsid seal sakslastele umbes leiba ja saia mingisuguste kuldsõrmuste vastu ja niimoodi, ehk siis võtsid rohkem, kui nad tegelikult andsid. Ja teise maailmasõjal ka siis juudid taheti riigist välja saata, samamoodi konfiskeerida ära nende vara. Ja see oli seal ka kõik selgelt välja toodud. Seda oli näha tegelikult, et juudid võtsid riikide majandusi üle. Ja täna, ma olen seda seletanud, Ameerikas nemad juhivad, eks ole, nad on kõikide riikide majandused üle võtnud. Meil on täna siis juutide esindajast president Ameerikas, Valges Majas. Nüüd on väga selgelt näha olnud, kaadrid on YouTube'is olemas, kuidas see juutidel on see küünal 8 jalaga, mis iganes haruga, kuidas see pandi seal põlema. Seal on nii palju aspekte, nüüd oli see Venezuela teema, eks ju, järgmiseks tuleb Gröönimaa ülevõtmine, et lihtsalt kogu aeg laiendatakse ja kõike võetakse kogu aeg üle. Ja see oli see tegelikult, milles Saksamaa tahtis ennast kaitsta, mida ta tahtis päästa, et kui te lähete natukene vaatate seda filmi avatud silmadega, siis minge vaadake, seal on nagu kõik öeldud. Ja Göring ja tegelikult ka teises filmis siis Adolf Eichmann ütlesid ka, et Adolf Eichmann põgenes ära Argentiinasse ja teda peeti siis, eks ole, selle Total Solutioni arhitektiks nii-öelda.
mida ka, et taga ei olnud. Ja siis ta võeti kinni 60-ndatel ja siis, ja noh, teda tahetakse viia siis nii-öelda Iisraelisse, et sinna kohtu ette panna. Ta ütles ka, et te ei taha ju kuulda tegelikult, mis mulle öelda on. Seda ei ole mõtet, et teil on oma visioon ja oma nägemus, mida te usute, mida te tahate kõiki uskuma panna, siis tahate mulle seda peale määrida. Ja siis ta räägib seal ühe agendiga, ühe Iisraeli agendiga, kellega nad saavad nagu suht lähedasteks sõpradeks ja ta ütleb seal välja lause, et ma tegelikult aitasin väga paljusid teie inimesi. Ma viisin väga paljud teie inimesed maalt välja. Ja ütles, et ma pakkusin teid väga paljudele riikidele, mitte keegi ei tahtnud teid võtta. Et ainuke koht, kes oli nõus teid võtma, oli Madagaskar. Ja siis ütleb sealt, noh ja siis me oleksime seal malaariasse surnud. Aga kõik see, mida meid on pandud uskuma, on järjekordne kollektiivne illusioon, uni, reaalsus, mis on loodud kellegi poolt, räägitud teatud viisidel. Kinos oli pärast veel teine film. Artises oli Joosep Mengelast, noh siis väetavad sellest arstist, kes seal igasuguseid koledaid asju tegi. Sealt siis, seal filmis öeldi välja, et holokaustiga suri tegelikult 65 000 juuti. Ja me räägime 6 miljonist ja 60, igalt poolt filmidest tulevad need asjad välja. Et ja veel ütles seal selles Nürnbergi firmis, et noh, Ameerikal on olemas Hollywood. Sa võid ükskõik milliseid kaadreid lõua teha. Juba sellel ajal, kas te arvate, et see Hollywood on mingisugune tänapäeva leiutis? Juba sel ajal võis teha ükskõik mida, sest tegelikult tulnukrasside tehnoloogiad on kõik ammu olemas. Lihtsalt meile näidatakse, et see on siin kuidagi niimoodi välja arenenud. Nii et mida meile näidatakse ka nendes filmides? Kas see reaalsus, kas see on päris, kes seal oli? Me ei tea mitte ühtegi asja sellest. Nii et soovitan hästi mõelda ja minna tegelikult vaadata, et kuidas need asjad seal olid ja vaadata Nürnbergi filmi, vaadata seda Final Solutioni filmi. Kui juba filmide vaatamiseks läks, siis mina soovitan vaatama minna Bugonia. Mulle hästi meeldis, seal oli nii vahvad sõnumid sees. No võt, need palju ja viimast Avatari muidugi on ülivinge. Seda ma ei ole ise vaatamas veel käinud, aga ma olen näinud tagasidet. Nii mõttetu, nii igav, 3. osa kõige hullem üldse. Kõige parem osa üldse no, kõikidest. Kõige parem osa üldse, kuidas seal näitab ka lõpuks ära, et ka need, kes elavad hästi rahumeelsed, peavad endast lõpuks välja astuma. Võidu toob see, kui kõik hoiavad kokku jälle, sealt kõik omavahel tulevad kokku, kõik hakkavad teineteist aitama, et ükskõik kui suur see kurjuse jõud seal nagu on. Ja see, et head ei lähe kunagi ikkagi nagu kurjateed ehk negatiivsete lahendust, et see on väga-väga nagu hästi huvitav, hästi sügav ja ma väga soovitan uut Avatari vaadata tõesti. Ma arvan, lugesin kuskilt mingit väga huvitavat sellist vaadet sellele uuele Avatari filmile, et see on justkui see, mis maaga on juhtunud. Ja tegelikult mina tean ka seda näiteks, et inimolevused, keda me nimetame jumalakeks inimesteks, on kunagi olnud palju suuremad. Vaata kõiki kirikute uksi. Et kirikute uksed ei ole mitte sellepärast, ma mäletan, käisin kunagi Jeruusalemmas. Ja siis meile väiditi, et kiriku uksed on tehtud, olid sellepärast nii suured, et vanasti ratsutati sinna hobustega sisse. Ma kahtlen selles loos sügavalt. Me oleme olnud suuremad, meil on olnud teistsugused koljud, pikemad ajud, nagu me oleme igas mõttes olnud täiesti teistsugused, et see on kõik nüüd selle evolutsiooni käigus, nii-öelda selle hingetutega segunemise käigus, kus me oleme sellisesse kohta jõudnud. Aga et jah, et see, kuidas loodus ja kõik on ära hävitatud, milline loodus tegelikult enne oli kõik olendid, et väidetavalt siis sellel James Cameronil on tulnud see Avatari film unes nägemustena. Sellepärast ta seda nagu teeb ja tal on ju päris veel 2 osa on tulemas. Nii et see lugu ei ole ka niisama, see on jälle lugu, mida maailmal tuleb rääkida, mida maailmal tuleb näidata, nii nagu minu raamatki. Igal ühel on meil jupp, David Icke räägib ühte juppi, James Cameron räägib ühte juppi, mina räägin mingit muud juppi, keegi räägib veel. Meil on kõigil mingisugune osa, mida me tulime siia tooma. Sa rääkisid just enne ütles, vaata mingi vaadake avatud silmad või avatud mõistusega ja siis need numbrid, et palju seal neid ikka põletati ja mina mõtlen nagu, et võtta see neutraalne seisukoht, kuna sa ise ei olnud seal koha peal on ju, ühest kohast tuleb 6 miljonit, teisest kohast tuleb 20 000, 65 000, on see number, mis on, aga jääd nagu neutraalseks. Et see neutraalne olemine, või siin järgmine kommentaar ka, et küsimus Katrinile, millist infot need Charlie ja Erika Kirki kohta?
et jälle mingi suur skandaal oli, on ju, keegi väidetavalt lasti maha, on ju, nüüd on juba info, et tegelikult ei lastud maha, on ju. Inimesed olid selles nii sees, kõik jagavad ja mingid igasugused teooriad ja asjad, et miks ja kes ja miks teda taheti maha lasta, on ju, ja millele jälle inimesed keskenduvad. Mina, see info nagu tuli, ma jäin täiesti neutraalse, ma nagu kindlasti see ei ole nii, nagu meedia meile seda näitab, aga ma ei tea, mis seal taga on, ega mind ei huvita ka, ma ei taha oma energiat ja maatriksid sellega jälle toita, et ma panen nagu oma energiat sinna, on ju. Et jälle see mass kuskile pühendub, keskendub, mis tagataustal toimub. Ja et mina ka alguses vaatasin seda natuke kurb oli, aga siis ma vaatasin küll palju hakata selle ümber tsirkust tegema, mis ma sain aru järgmine massirituaal. Et nii nagu 9.11, kõik need energiakorjamised, inimestes tekitatakse selle Charlie Kirkiga, paljudes tekitati viha, siis tulid paljud, kes ütlesid parased ära tapeti, sest ta oli nende transsooliste vastu. Et see on jälle ikka see sama reaktsioon ja ma jagasin üks päev just videot, kes mind järgib, on üks Instagramis üks mees Jason Lamar, kes ma ei ole küll paljude asjadega nõus, ta paneb siuke otse ja kirvega ja ma näen ise ka, et ta on väga sügavatest traumadest tulnud. Aga mingites kohtades ta ütleb nii hästi ja siin ma tulen jälle tagasi selle juurde, kas sa toidad ennast või sa toidad maatriksit. Et tegelikult, kuidas see sinu elu siin ja täna mõjutab? Mida see Charlie Kirk tegi, mida see Erika Kirk tegi, kas keegi kellegi, ühesõnaga inimestelt võetakse ära see, sul on 24 tunnis ainult teatud kogus eluenergiat. Osa sellest tegelikult pead sa ennast üldse taastama. Ja nüüd see aeg, mis sa üleval oled, kui palju seda on mingisugune 16 tundi, 18 tundi, sõltuvad kuidas kellelgi. Nüüd on küsimus selles, et mida sa nende tunnidega teed ja kuidas sa nende tundide jooksul oma eluenergiat kasutad. Kas maatriksi toitmiseks ja seal Instagramis või Facebookis või kuskil kellegi sõimamiseks või Delfis või ma ei tea kus. Ja mitte oma elu loomiseks. Ja see ongi see, mis maatriks teeb, et ta tõmbab su tähelepanu kogu aeg välja poole, et sina kogu aeg toidaksid teda, et sa jumala pärast ei saaks tegeleda sellega, et sa oleksid terve, et sa oleksid rikas, rahaliselt vaba ja et sul oleksid head suhted. Jason Lamar küsibki väga hästi, et mida sa oled täna teinud, kas sa jõusaalis käisid? Mida sa oled täna teinud selleks, et olla parem isa, parem ema, parem sõber, parem kaaslane? Mida sa oled täna selleks teinud? Kõik muu on totaalselt ebaoluline. Ma võtan järgmise küsimuse. Kas isegi hapnikku peaksime nüüd ostma hakkama? Äkki läheks hoopis metsa? Mis me seal hapnikust rääkisime? Mina rääkisin sellest hapnikuteraapiast, et ma käin hapnikuteraapias, et see on väga hea nagu selleks, et oma närvisüsteemi rahustada. Ma arvan, et inimesed ei saa päris täpselt nagu aru sellest mõttest. Esiteks on küsimus selles, et kui me tuleme traumast, siis meie hingamine muutub totaalselt pinnapealseks. Me esiteks hinga sügavuti, vaid me tihti jääme hingama siia üles ainult. Et me ei hinga kõhtus ja alla välja. Me ei võta sisse nii palju kui hapnikku, kui on vaja. Ja lisaks siis see hapnik, mida me hingame, tihti jääb ainult siia nagu kopsude tasandile. Aga me räägime sellest, et hapnik peab jõudma verre, hapnik peab jõudma rakkudesse, hapnik peab jõudma igale poole kehasse. On sellega üks nii hea tsitaat, et miks Budal oli suur paks kõht, mitte õlle joomisest, vaid hingamisest, hingas kõhuga. Hingas kõhuga, et sa pead saama rohkelt hapnikku enda sisse, aga mul on praegu selles pinnapealses hingamises, me oleme totaalses hapniku vaeguses, kui rakkudes ei ole ka hapnikku ja kui sul on hapniku vaegus, siis ma vist seletasin seda ka, et siis meie vaagusnärv, mis on siis keskne närv närvisüsteemis, võtab infot nii väljapoolt meid, kui võtab seestpoolt meid. Ja ta võtab ka sellest infot, kas rakkudes on piisavalt hapnikku või mitte. Ja kui seal on liiga vähe hapnikku, siis tema saab signaali, et me oleme olukorras ees kriisis, ehk su närvisüsteem on häires. Kui su närvisüsteem on häires, siis su energia kulub pidevalt ellujäämise peale. See, kuidas su ajuga sel hetkel reaalsust töötleb, jällegi on hoopis teistmoodi, sa ei näe teatud asju, sest sa oled kriisis kogu aeg. Aga mida ta tegelikult teeb, on see, et sa lähed hapnikku sinna kambrisse ja sulle rõhu all nagu surutakse hapnik sisse, ehk laetakse sind nagu hapnikuga täis. Ja sind vereringe paraneb, põletikke läheb alla, kollageeni sünteesi kiirendamine, eks ju, tursed, põletikud, haavad paranevad paremini. Siin on nii paljud asjad, energiat tuleb juurde, närvisüsteem rahuneb maha. Et see hapniku, täna näiteks biohäkkerid kasutavad seda hästi palju, isegi ostetakse need hapnikukambrid koju endale ja telomeerid hakkavad pikenema, sellepärast, et kui sa oled nagu rahuseisundis, siis kehas kõik saab taastuda, kõik saab kasvada,
noh, ja ka muidu telomeerid lühenevad, vananemine tekib kiiremini. Et siin on nagu väga palju aspekte, et jaa, metsas tuleb kindlasti käia, värsket õhku tuleb hingata, aga kui sa oled kriisiolukorras, eriti inimesed näiteks, kellel on ärevus, paanika, unehäired ja nii edasi, siis nendele selline näiteks 10 korda hapnikuteraapiat võib olla täiesti elumuutav. Nagu mul oli just üks siin naine, kes ei saanud, ta oli nii suur ärevus ja paanika, ei saanud kodust välja üldse. Ja siis hakkas magneesiumit jooma. No, ma olen rääkinud siin vedelast magneesiumist. Hakkas seda jooma natukese aega, sai kodust välja. Sai lõpuks arsti juurde minna, mis iganes tal oli vaja teha. Et inimesed on väga erinevates kohtades omadega ja mingitel hetkedel selline asi võib aidata teda nagu väga keerulisest kohast välja. Hapniku ostmise koha peale tagasi tulles, aga meil filmis on ju näidatud, et vaata varsti inimesed tellivadki hapniku koju. Ja nagu Looraks siis. Just, multikas Looraks. Seal samamoodi nagu praegu neid veetünne tuuakse koju, toodi hapniku koju. See on hästi huvitav, et Dr. Seuss kirjutas raamatu. See on raamat, eks ju olnud. Ja tead, millal Dr. Seuss selle kirjutas? No. 50-ndatel. Dr. Juba. Seuss. Ja 50-ndatel on see Looraks tehtud ja mina oma lapsele olen ka seda multikat hästi palju näidanud. See on tegelikult üks mu lemmikmultikat. Minu meelest Dr. Seussil on väga palju sellise pointiga nagu asja. Ja seal tõepoolest, aga minu meelest see näitabki ära nagu selle, kuidas inimene liigubki äärmusesse ära, läheb sinna täielikult sinna tehnoloogiasse. Ja siis ma arvan, et juba praegu ma näen väga paljud inimesed tahavad hakata sealt tagasi tulema, sest see tehnoloogia on nii väsitav. Nii intensiivne, nii ülestimuleeritud, nii kuiv. Kuigi ma olen kogu öelnud, et mina ei ole ühegi asja nagu selles mõttes otsene vastane. Et näiteks AI võimendab seda, mis sina oled. Kui sa oled loll, siis sa jääd veel lollimaks, vabandust, et ma ütlen niimoodi otse. Aga kui sa oled loll ja siis kasutad seda AI-t iga asja jaoks umbes küsida, millal ma vetsu ka pean minema, sa jääd lollimaks. Kui sa oled nutikas, siis sa paned selle enda jaoks nii tööle, et sa teenid miljoneid. Ma vaatasin seda, viskasin pilgu peale nendele uue aasta saadetele, mis sealt tulevad kõik, kes ennustavad seal igasugused nõiad ja numeroloogid. Ja siis üks ütles ka, et hästi palju tuleb meil juurde nüüd miljonäre tänu AI-le. Kui sa oskad selle enda jaoks õigesti tööle panna, kui sa oled hästi nutikas, siis öeldakse, et kõige suurem tarkus tänane on need käsud, mida sa AI-le annad. Aga sinu aju peab need käsud välja mõtlema. Aga kui sa oled rumal, siis sa jääd veel rumalamaks, ta võtab su aju üle. Kui sa oled tark, need ühesõnaga, kes kontrollib keda? Samamoodi nagu Matrixiga, kas Matrixi kontrollib sind või kontrollid sina Matrixit, kui sa tead, kuidas see töötab. AI-ga on samamoodi. Sa võid ta panna enda jaoks tööle, et tema on lihtsalt robot, arvuti, masin. Aga lõppeesmärki ongi see, et seal 15 minuti linnas elavate inimeste eest see AI ainult mõtlebki. Just, aga mitte meie eest. Just. Lepime nii kokku. Nii, aga minu küsimused on otsas. Kas sul seal mingeid häid küsimusi veel oli? Vaatame, mis meil siin on, et kas, kui lapsel vahetatakse sündides veri ära, kas siis ka hingeteadus muutub, kuigi veri pidi uuenema nagu ka organid? No verega kindlasti kui vahetatakse verd ära, siis tuleb kindlasti sisse selle teise verega kaasnev informatsioon. Ja kuna me veres kanname erinevat informatsiooni, mis jookseb siis nii-öelda suguvõsa liini pidi sisse, siis see võib olla nii kas halb või hea. Et kui seal veres näiteks on sees sõltuvus, oletame, no mingid alkoholid või mingid sellised asjad, siis loomulikult see tuleb ju verega kaasa. Aga võib-olla seal sees on, ma ei tea, midagi helget ja head, et selles mõttes, see on nagu erinev. Nii et ma ei oska selles mõttes seda öelda, et hingeteadus, kindlasti teadvuse mingisugused aspektid võivad tõepoolest muutuda. Aga siis läheme tänase saatega siis teele, jah? Saate pealkirjaks tuleb meil kaaperdatud teadvus. Jaa, räägime täna just nimelt, me oleme tegelikult juba selle teemaga päris palju nagu algust teinud siin juba. Võtamegi võib-olla sealt nagu uuesti lahti, et sinu aju on siis seesama projektor, mis siis tegelikult sinu reaalsust loob, mille läbi sa oma elu koged. Ja Matrixi üks suurimaid pointe ongi see,
et tema ülesanne on sinu teadvus ära kaaperdada. Ja kui ta saab su teadvuse ära kaaperdada, siis sa oled tema oma. Ja siin tekib just see, et mõte, mis minul pähe tuleb, tekitab minu sees reaktsiooni. On ju nii? Sa tunned mingit tunnet peale seda. Ja mida mis tunne see on, siis sellest tundest lähtuvalt ma ju tegutsen, ütlen, teen, mis iganes, toidan mingit järgmist mõtet, et see on see siis, kust me nagu põhimõtteliselt liikuma läheme. Et see on see, kuidas maatriks toimib. Ja nagu ma enne saate alguse poole ütlesin, et sellepärast meid pannaksegi nägema sellist kollektiivset und, lepitakse siis maatriksi loojate poolt, lepitakse kokku, mis see uni on. Kuidas, et kujuta ette, et mulle meeldib alati seda, kuna süsteem on nartsissistlik, siis nartsissist näeb maailma hästi spetsiifilisel viisil. Tema näeb maailma sellel viisil, mis on tema narratiiviga kokku sobiv maailm. Mõistad? Et lähme natuke kaugemale, seletame natuke rohkem lahti. Mul oli siin, me küll suhetest ja armastusest räägime järgmises osas. Mul oli siin selline, ma toon isikliku kogemuse sisse, ka väga huvitav sügav kogemus detsembrikuus, kus ma oma eks-abikaasaga vahetasin mingid sõnumeid lapse osas ja mingi lihtsa küsimuse peale ta läks nagu meeletult põlema. Ja siis mul järsku nagu siuke nagu, et nagu välkli sisse mul nagu kogu meie suhe jooksis nagu lahti niimoodi. Kõik need aastad, 5 aastat. Siis ma sain aru, et tema, minu eelmised elukaaslased ja mina ise kaasa arvatud oleme siis kõik nagu, kuna me oleme kasvanud ilma armastuseta nagu ülimalt ebakindlad inimesed olnud. Ja nüüd, kui sa oled ebakindel, siis ükskõik, mis väljas tuleb, ebakindlus tekitab hirmu. Ja sa kõike tõlgendad rünnakuna. Vahet ei ole. Nägin nii head videot ükspäev selle kohta, et keegi seal, oligi tehtud nagu näitemäng, et naine küsib mehe käest, miks sa pannkooke niimoodi keerad nagu? Ja siis mees, tahad ise teha või? Miks ma ei või niimoodi keerada? Kohe siuke rünnak on ja selle saad selgitada, sellepärast ma olen parema käel ja ma ei tea, see pannilabidas on nii. Et see nagu oligi erinevad nagu situatsioonid seal täpselt, et küsiti nagu rahulik küsimus, aga kohe tuli rünnak vastu. Just, võt see ongi see sama. Et ja kui me kasvamegi siis nii-öelda ilma armastuseta, siis meie närvisüsteem, ma mõtlesin seda hästi just niimoodi, et kui laps areneb, loom areneb, ükskõik kutsikas, kassipoeg, siis alguses on nii oluline, et alguses oleks armastus, et saaks närvisüsteem ja aju kõik areneda selliseks nagu, millel on kandevõime. Aga sind kasvatatakse nagu, vanemad ise on juba tohutult ebakindlad, kasvatatakse ilma igasuguse kandevõimeta, kogu maailm on oht, kriitika, hinnangud, mahategemine, pidev võistlemine teistega, eks ju. Nii et kujuta ette, kuidas su teadvus siis nüüd kujunenud on. See on see, kuidas maatriks tahab, et su teadvus kujuneb, ära kaaperdatud teadvus, mis siis projitseerib siis ainult nagu sellise hirmunud, ohtu täis, kohutava maailma. Ja siis ma hakkasingi tagasi mõtlema siis meie selle suhteloo peale, mõtlesin, et kui me lahku läksime, et siis ma sain järsku aru, et tema rääkis kõikidele, kuidas meie lahutus oli kõige kohutavam, väga raskem lahutus üldse ja mõtlesin, et huvitav, et juba lihtne lahutus oli, et nagu üldse kõige lihtsamaid üldse maailma. Siis ma järsku saingi aru, et see on see, kuidas tema maailma kogeb, tema jaoks oligi, nagu kõik kukkus kokku, kõik kaotus. Kuigi me mõlemad tulime täpselt samast olukorrast. Ja siis minu jaoks oli nagu, mis ikka, lähme edasi ja nii on. Ja nüüd see ebakindlus on see maatriksi, see on see kõige alus. Kõige alus, eks ole, et sind lõhutakse nii ära ja siis, kui sa oled selles ebakindluses, sul ei ole välja kujunenud mina, sest pole mingit ruumi olnud, kus midagi saaks välja kujuneda, kus midagi saaks kinnistuda, sul saaks selgroog tekkida, ehk seda turvaruumi, seda algset vundamendi nagu kujunemisruumi ei ole üldse olnud. Ja nüüd
kui ma siis tulen sellisest kohast ja miks ma seda tegelikult siia räägin, on see, et see on see maatriksi looja nägu. Kõik on, ta on oma looja, oma nägu, vaata öeldakse, et looja tegi inimese enda näoga, ütleb piibel. Nüüd paneme selle suuremasse pilti. Tema on siis, seesama looja on äärmiselt ebakindel, ta on selline üksinduses kasvanud, tal emaarmastust pole olnud, seda naiselikku energiat ei ole, tal ei ole rahu, tal pole maandust, tal on ainult hirm, temas on tohutu ebakindlus, siis ta peab hakkama kõiki teisi kontrollima. Ja mida nartsissis teeb, on see, et ta tuleb ja kaaperdab sinu teadvuse niimoodi ära, et ta paneb sind maailma nägema sellisel viisil, nagu tema seda näeb. Näiteks, et ma tulen, on ju, ütlen sulle, et ma ei tea, võtan mingi suvalised tead, et ma räägin sulle Mardist, on ju, et Mart on selline, on ju. Siis ma räägin sulle selle loo täpselt nagu, mina näen Marti loomulikult läbi oma siis selle hirmu ja trauma, on ju, ebakindluse. Ja siis ma räägin sulle selle loo kõik ära ja siis järgmine kord, kui sina Marti näed, siis mõtlen, see on see vend. Aga sa ei istu korraks maha ja mõtle, et okei, et noh, et Katrin näeb Marti nii, on ju. Aga kuidas mina Marti kogen? Sest et igal ühel on ju oma kogemus, 2 ühesugust inimest pole olemas, kõik tulevad läbi oma teadvuse. Ja kui me pöörame nüüd selle nagu kollektiivsele tasandile samamoodi, siis on siin täpselt samamoodi, et see hirmunud nartsissistlik süsteem, maatriks, mis tema point on? Tema ei jää ellu üksinda. Kogu alus on see. Mõistad? Nartsissistil on sama lugu, vaata. Kuna tema ebakindlus siis on hüljatus ja siis sealt tuleb häbi, on see kõige suurem emotsioon, siis süsteemil on täpselt sama lugu, et tal ei ole omal eluenergiat või hingeenergiat, tema ellu ei jää. Kuidas saab tema nüüd manipuleerida, nagu, aga miks sa peaksid talle oma energiat andma, et tema ellu jääks? Ei pea ju. Miks sa peaksid talle seda energiat andma? Aga mis ta peab selleks tegema, et sa seda annaksid? Manipuleerima. Sina pead leiutama sellise viisi, et panema teda nagu tema paneb sind uskuma mingit, saad aru, mingit illusiooni, muinasjuttu, vahetele, nimetame siis seda praegu reaalsuseks. Ta paneb sind uskuma sellist lugu, et ta kaaperdab su teadvuse ära. Ja nüüd, kui tuleb, siis ma mõtlesin, et nagu oma selle eksi koha pealt, et tema nüüd läheb ju järgmise naise juurde ja ta paneb ja ta kaaperdab ära tema teadvuse, ta manipuleerib teda nägema samamoodi reaalsus sellisel viisil, siis ta leiab selle turvakoha, koos selle teise inimesega ta jääb ellu, keegi usub teda, siis ta jääb ellu, muidu ta ei saa ellu jääda. Ja nüüd ta loob minust nendele ühise vaenlase, nad mõlemad siis näevad koos, nüüd ta manipuleerib mind sellel viisil nägema ja see naine tegelikult ei esita küsimust, vähemalt mingi aeg ta ei esita, et huvitav, äkki seal on mingi muu versioon, äkki mina kogen Katrinit teistmoodi. Ja kui mu abikaasa ära läks, siis ta alguses üritas minna kõiki mu sõpru panna uskuma tema versiooni, mu ema, mu sõbrannasid, aga mu sõbrad suurem osa ütlesid kõik ei, sest et nemad kogevad mind läbi oma teadvuse. Ehk siis tal ei õnnestunud teiste teadvust ära kaapredada. Aga süsteem on kõike hõlmav, süsteem on suur, et me räägime siin kosmilisest tasandist, pluss need rassid, kes nad on loonud, see on nii suur, et kui me räägime ühest väiksest nartsissistist kuskil, eks ole, siis ilmselgelt temal ei ole nii suurt mõjuvõimu kaaperdada ära miljardeid teaduseid. Aga kosmilisel tasandil on loodud siin nüüd meeletud narratiivid, kuidas meid kõiki, peaaegu kõiki, panna nägema siis seda reaalsust sellisel viisil, et see, kes nimetab ennast siis selleks kõige kõrgemaks jumalaks, kõige väeliseks jumalaks, et tema jääks ellu. Ja meie siin täna toidame teda. On nii, tegelikult. Tema on manipuleerinud meid uskuma. No mis on religioon? Võta, kui sa kuulasid David Icke intervjuusid ka, David rääkis teises intervjuus, mis sina mulle saatsid, rääkis piiblist ja rääkis sellest, eks ole, et religioon on igasugune uskumus
on religioon, mitte ainult kristlus, islam ja nii edasi. Et igasugune uskumus, religioon, see, et see kinni, see on seesama, vaata eelmine kord rääkisime, et teadus jääb kinni, teadus läheb kastiks, eks ole, see on seesama see kaaperdatud teadus nii-öelda. Ja siin tuleb täpselt samamoodi see, et meid on pandud nüüd uskuma, et esiteks ma arvan, et suurem osa inimestel kindlasti on hästi suur uskumus, et nad ilma süsteemita hakkama ei saa. Muidugi. Jah, kuidas nad ei jää ellu? Kuidas me jääksime ellu, sest et ja täna on süsteem nii osavalt vänginud, et mille juudid on nagu teinud, mis on nagu hästi keeruline koht täna väga paljude jaoks, millest inimesed aru ei saa. Universumis üks kõige olulisemaid seaduseid, millest ma olen ka rääkinud enne, on energia jäävuse seadus. Eks? Et kui ma annan kui ma tahan midagi saada, siis ma pean teatud koguse energia selleks enne välja andma ja siis see tuleb tagasi. Mitte, et ma võtan kõigepealt selle energia ja siis hakkan seda täitma, seda anumat. Ja võlad on nüüd see, et me oleme võtnud vastu hüve, aga me ei ole suutnud seda anumat veel ära täita. Ja sellega on nad praegu kogu maailma kätte saanud. Kõik, eranditult kõik elavad võlgu. Ja läbi selle nad nüüd meid lüpsavad ja sealt ei ole siis võimalik nagu enam välja tulla. Ja siin inimene ei suuda eristada seda ka, et jah, ühest küljest me justkui nagu oleme võlgu, me oleme justkui nagu mingi hüve vastu võtnud, ilma ise siis enne loomata selleks piisavalt seda ressurssi. Aga see tehing või see leping, millesse on meid tõmmatud, on pettusega tehtud. Et selles mõttes see ei pea. Ja kõik ressursid, mis on siin planeedil, kuuluvad täna inimestele, elavale hingelisele inimesele. Et nad on tulnud kaaperdanud ära meie ressursid, neile tegelikult midagi ei kuulu ja nemad, vaata jälle, on loonud illusiooni, et meie oleme neile võlgu. Ja see on tegelikult see illusioon, mida nemad ise usuvad. Ja antisemitism ja holokaust on üheks suureks selle aluseks. Miks? Sest et meie tahtsime neile halba teha. Meie tahtsime neid äärita. Kuidas me julgesime? Kuidas me julgesime mitte neid tahta ära tappa, vaid kuidas me julgesime neile öelda, et minge ära meie maadelt. Minge looge oma riik. Minge elage seal, minge tehke oma asju. Et see on, nagu ma ütlesin eelmine kord, et see on seesama nartsissist, kelle sa maha jätad ja siis kes teeb endast selle kohutava ohvri ja käib ja nutab kõigile, aga ta jätab rääkimata selle, mida tema tegi selleks, et see sündmus sai juhtuda. Et kui nemad hakkasid üle võtma ja kaaperdama kõikide maade majandust, ja see oli põhiteema Poolas, Saksamaal, Hispaanias, kõik kus nad olid, nad läksid sinna, tegid oma kogukonnad hoiad kokku. Ja siis nad on äärmiselt intelligentsed, ma olen seda ka öelnud, nad on väga-väga targad, nii nagu Harry Potteris Hermione oli ülitark, aga Hermione kasutas oma teadust heade toetamiseks, sa võid valida alati. Aga nemad kasutasid selleks, et ainult ennast toetada ja mitte ja tegid teistele liiga, ehk nad ei tunnetanud, tajunud teisi. Ja nüüd ongi see, kuna meie panime, ja kui sa paned nartsissistile piiri, siis on seal kõik. Kuidas me nendest nartsissistidest lahti saame lõpuks? Aga paljud inimesed ju, kes suhtes on, nad tahavad ju lausa nagu päästa seda nartsissisti sealt või kas see on üldse võimalik või peab see nartsissist ise nagu sees kuidagi aru saama või jõudma selleni, kas nad üldse jõuavad kuskil mingi aru saamani, et neis on viga või? Jaa, ma olen seda ka teemat vaadanud, et seal on nii vaata, eks kui me võtame selle juudi rahvuse ka, et kui nad on selline kosmiline looming, isegi saatana poolt tehtud, aga siis nad on pandud tundma ennast ju siin planeedil ka, et nad on täiesti valed. Neil ei ole kohta. Neid ju põhimõtteliselt tõrjuti välja kogu aeg, ega siis ka see piibli lugu, kuidas nad siis seal
kõrbes ringi käivad 40 aastat ja kuidas nad Egiptusest ära põgenevad, neil ei ole ju oma maad. Et see, et kui sind pannakse nagu tehakse siukseks algusest peale selliseks täiesti valeks, siis sinu sees, vaata ükskõik mis olend luuakse, vahet ei ole. Üks asi, mis kindlalt igal olendil saab olema, seda on täna AI tõestanud, tal tekib hästi tugev ellujäämisinstinkt. Me rääkisime sellest vist ühes saates, et tehti katse AI-ga, et firmasiseselt saadeti e-mail, mida AI luges, et ta tuleb ära hävitada. Ja siis see, kes selle e-maili saatis, ta pani selle inimese lifti kinni ja hakkas teda ära hävitama. Ükskõik millise teaduse sa lood, siis automaatselt on selle süsteemiga kaasas, tema hakkab ennast elus hoidma. Ta tuleb mõelda seda, mida me loome. Ja kui nad nüüd oled, kui siis kosmiliselt on loodud selline rass ja siis nad tehakse nagu täiesti valeks igas mõttes, siis mis nendel kollektiivselt tekib? Et tekib ka see tohutu ellujäämisvõitlus. Just üks päev nägin põnevat videot selle teemaga seonduvalt, et tüdruk seal siis mõtiskleb ja räägib nagu, et huvitav, et kas me inimestena ikka kuulume siia planeedile? Mul on siuke tunne, et me oleme nagu eksinud planeediga. Et vaata kõiki loomi nagu teisi. Et kõik elavad hästi, on ju, loodusega kooskõla, siis on me inimesed, kes mõtlevad, me ei kuulu siia, kuidagi imelik on ju, et võib-olla me lihtsalt nagu eksisime planeediga. Äkki meid toodi valele planeedile, on ju. See oli nagu huvitav. No ta muidugi rääkis seal veel paremini, aga lihtsalt see mõte, et nagu vaadates teisi loomid, kõigil on nagu hästi, saavad hakkama, oma söögid pole mingid haigusi ja siis meie nagu mingi puudustes ja vaevustes. Ja, aga see on ka kunstlikult loodud. Ma mõtlen ka seda, et võib-olla ka see, et kui me teeme nagu algusest peale kedagi valeks ja tõrjume ära ja ei anna sellele kosmilisele loomingule nagu mõnes mõttes kohta, et mis iganes kosmiline looming juhtub, tõepoolest mingisuguseid reegleid peaks justkui järgima, aga kuna neid kogu aeg tõrjuti, siis nendest tekkis selline teadvus, et sa võtad see laps, kellest saab ühel hetkel nartsissist, samamoodi tõrjutud, maha tehtud, kritiseeritud, häbistatud. Tal ei ole enam mingit viisi. Ta peab kuidagi hakkama ellu jääma. Selleks, et ellu jääda, ta loob oma peas mingisuguse konstruktsiooni, ehk ta hakkab ennast oma ellu jäämist kaitsma, sest pole vanemat, kes teda kaitseks või pole kedagi teist. Ehk siis ta ei saa ära surra. Ta peab ellu jääma. Okei, mõned lahkuvad elust. Nemad ei suuda, see konstruktsioon kukub kokku, see ellujäämiskonstruktsioon. Aga suurem osa siiski hakkab ennast hoopis kaitsma. Ja nüüd kogu nende elu saab olema põhinev sellel narratiivil. Nemad peavad uskuma seda narratiivi mõistad, sest see on nende ellu jäämiseks. On ülioluline. Aga selleks, et mina ellu jääksin, see narratiiv, mille ma loon, ma ei saa seda üksinda uskuda, see ei jätta mind ellu. Mul on vaja peeglit. Ma pean sind ja sind ja sind ja sind ka. Mida rohkem ma suudan teisi usku panna sellesse narratiivi, mida mina usun, seda kindlamaks jääb minu ellujäämine. Ja kuna me oleme praegu liikunud siis kosmiliselt sellisesse kohta, kus maatriksi loojate narratiiv hakkab kokku kukkuma, järjest rohkem maailmas inimesi ärkab. Me näeme seda täna väga selgelt. Okei, meid jälgib võib-olla küll, ma ei tea tegelikult ju palju meid inimesi jälgib, me nendes numbrites vist ei saa väga kindlad olla, aga ma vaatan ka teisi, ütleme, David Icke jälgivad ikkagi seal võib-olla, ma arvan, 1 miljon võib rahulikult David ise rääkis ka sellest, et vaadake, kui palju mul on jälgijaid, aga vaadake, kui vähe mu content sisu siis saab vaatamisi, kuidas mind ikkagi nagu blokeeritakse igalt poolt, et ma võin video postitada, aga see ei jõua inimesteni. David ise rääkis ka sellest, et see on ju loomulik ja normaalne, et kõike seda piiratakse, seda info levikut. Mina olen täna vaadanud, ma ehitan inglise keeles praegu brändi ülesse kõikidel sotsiaalmeediakanalitel. Mind täiega shadow bännitakse. No nii täiega kui üldse või TikTok, ma mõtlesin, kes levib üldse kõige paremini. Eesti oma isegi levib täiesti okeilt. Aga näiteks nii kui ma ütlesin midagi holokaustist või midagi, mind pandi kohe, mul pandi warningud peale kõik hoiatused. Ja Facebookis samas ma levin, seal juba vaikselt kogub nii-öelda, aga tõepoolest selles mõttes, et nagu ma ütlesin enne kord, et kõik kaitsepolitseid, kõik süsteemid, kõik AI, kõik on täna loodud selleks,
et kaitsta seda süsteemi. Ja miks ma peaksin seda süsteemi kaitset nii tugevaks tegema, miks ma peaksin seda kontrolli nii tugevaks tegema, kui ma võiksin inimestel lasta elada edasi selles illusioonis, et nad on vabad. Ja seda oli palju lihtsam. Nüüd tahetakse kõik suruda sellepärast, et praegu on selline aeg, kus inimesed lihtsalt järjest ärkavad. Nii et meeldetuletus kõikidele vaatajatele ja kuulajatele, jagage seda videot oma tuttavatele, sõpradele, perekonnale. Kõigile, kes tahaks kuulata. Aga tuleme tagasi nartsissisti päästmise juurde, et selles mõttes sa ei saa päästa kedagi, kes on nagu hirmunud, nurka aetud loom, ellujäämisrežiimis, sest sa pead mõistma seda, et kogu tema maailm seisab koos ainult sellel narratiivil, sellel uskumisel. Ja kui see kuskilt peaks hakkama pragunema, siis ta peab hakkama läbi käima surma. Mitte see, et ta päriselt ära sureb, aga mõistad nagu siuke ego või selle illusiooni surm, aga see tema jaoks annab tunda, et ta kaotab kontrolli, et ta jää ellu, ta surebki ära. Ja siis... Pigem siis need nartsissistid ei tervene või? No selles mõttes, et me ei saa seda alati 100%, minul oli ka väga palju, kuna mina olin ka hästi ebakindel, minus oli ka kindlasti väga palju nartsissistlikke jooni, ma ei saa öelda, et ma olen täielik nartsissist olnud, aga kindlasti neid jooni palju, et ühel hetkel ikkagi see teadvus tekib, et sa pead suutma otsa vaadata sellele, et sa oled eksinud, sa pead, mida nartsissist ei talu, on häbi. See on kõige nagu see põhiemotsioon, mis seal all on. Sa pead suutma häbi taluda, sa pead suutma olema mõistev, andestav endale, enda suhtes, vastutuse võtma. Nemad seda ei suuda. Ehk et olemegi, kui sügav nartsissist sa siis oled, et kui oled ikka väga sügaval, siis on väga ebatõenäoline, et sa sealt nagu tervened, aga kui need on mingid üksikud jooned, siis... Jah, nartsissistlik joon on põhimõtteliselt kõigil, eks, et see ongi see ellujäämiskoht, ma ütlesin, eks ole. Aga võib-olla jah see, et kui inimene tuleb nagu ülisügavast traumast ja ta on nagu igas mõttes ribadeks tõmmatud, siis vaata, me siin ajakirjanduses näeme ka neid case'e praegu, eks, et inimesel on kõik olemas, tal on raha, tal on ilus naine, tal on lapsed, aga ta elab oma selles sisemises põrgus ja ebakindluses ja ta lõhub kõik ära. Ta võib kõik teised enda ümber kannatusse, ta ise jätkuvalt kannatab edasi, ta kogu aeg veel istub seal selles supi sees. Ja miks nartsissist hakkab kätte maksma, on see, et miks ta kaaperdab ära su teadvuse, on see, et siis ta on sinuga igavesti ühenduses, et siis sa ei saa teda päriselt hüljata. Ja nüüd siin on sama lugu, et kui inimene tahab hakata näiteks sellest maatriksi tasandist välja tulema, inimene soovib hakata enda sees nii-öelda vabanema siis sellest, saama oma teadvust vabaks tooma, siis vaata, kuidas maatriks tõmbab inimesed sisse tagasi. Iga väiksemgi asi, mis nupule sinu sees vajutada saab, kõiki nuppe järjest kasutatakse ja loomulikult kõiki neid teisi ümberringi, kes siis on maatriksis täiesti kinni ja sõltuvad, siis kõiki neid ka kasutatakse selleks ära. Et siin selle teadvuse vabastamisel üks olulisemaid asju ongi, ma arvan, see, et see ava oma silmad ka selles mõttes, et sa teed oma silmad lahti, et sa ei maga enam ja sa jääd vaatlejaks. Kõiges, mis toimub, sa lihtsalt oled ja vaatled. Ja saad aru, hakkad nägema, võib-olla mida me tahamegi siin nagu hästi palju nagu teha, on see, et näidata, kuidas maatriks toimiks, et sa hakkaksid mõistma. Et sa hakkaksid aru saama, sest et täpselt samamoodi nagu mina sain detsembris, kui ma nägin läbi selle ebakindluse teema, siis enne oli ikka mina olen lapsena sellisest kohast tulnud, kus ma olen harjunud võtma teiste tunnetest vastutust. Ja mingi osa minust ikka rääkis seda narratiivi. Äkki ma olin ise süüd ja nii edasi, nii edasi. Siis kui mul järsku kogu see pilt nagu suhtest lahti jooksis, siis ma sain järsku aru, mitte et ma nüüd üldse vigu ei teinud, et ma täiuslik, mul oli oma osa loomulikult. Aga ma sain anda ära vastutuse sellest, et mina ei vastuta sellest, kuidas tema ennast tunneb. Kui ma just ei ole muidugi täielik sitapea, aga põhimõtteliselt, et kui ma näen oma osad ära, ma tunnistan, ma saan aru, aga see teadmine andis mulle tohutu vabanemise, ma sain sellest dünaamikast täielikult vabaks. Ma nägin ära ka kõik eelmised suhted, 30 aastat suhted, kus ma vaatasin appi. See on see kõik ehitatud selle peale ülesse. Ja see teadmine andis mulle vabaduse, ma saan selle teemal nüüd minna lasta. Ja enam ma nendesse teemadesse sisse ei lähe. Täna,
ma saan vaadata kogu kõike hoopis teise pilguga ja ka uutesse suhetesse minnes on minu vaatepilt täiesti teistsugune. Ehk ebakindluse filter kaaperdas enne ära minu teaduse. Tema teadus on siiamaani kaaperdatud selle filtri poolt, ta ei olegi sellest aru saanud. Aga minu teadus oli ka selle filtri poolt täielikult kaaperdatud. Ja kui ma selle läbi nägin, siis mu teadus sai vabaks. Mingi osa mu teadusest sai vabaks. Nüüd meil on neid filtreid vaata erinevaid, päris mitmeid ja päris palju. Ja nüüd see ongi, miks see on see, et me ei näe reaalsust läbi silmade, eks ju, või miks reaalsus kujuneb, et see tuleb ainult läbi aju. Et see kõik, mis seal ajus sees on, ja ma rääkisin nendest programmidest, mis siis kujuneb, eks ju, 0-2 aastat, 2-7 aastat, see on see põhiline aeg, sest seesama beebi seal 7-0-2, suuremas ajast ta magab. Ta ei ole teadvel, ta ei vaatagi maailma nii palju läbi nende silmade. Aga ta kuuleb kõik informatsiooni, kõik salvestub aiu. Ja nüüd, kui ta silmad sealt lõpuks lahti teeb ja hakkab teadvele tulema, siis see, mis on salvestunud sinna aiu, läbi selle hakkab ta seda reaalsust nagu kogema. Nii et sellepärast ongi, et kollektiivne maatriksi reaalsus, illusioon, ehk meie näeme, meid on pandud täna reaalsust nägema ja kogema nii, nagu seda kogeb maatriksi looja. Ehk tulebki keegi ja mulle meeldib vaadata, Netflixis on üks Ameerika autor, vist Ameerika autor, Harlan Coben. Ja ta kirjutab sellist nagu kriminuille. Ja siis tema nendest on tehtud Netflixi lühiseriaalid, sellised 8-osalised. Ja tuli just üks uus välja, Runaway, kus see on hästi väga huvitavalt see autor oma filmid ja raamatud ehitab üles. Aga siis selles spetsiifilises viimases filmis on ka, seal on üks mees loonud oma sekti, on siis 30 aastat olnud selle sekti juht. Inimesed tulevad sinna ja ta paneb kõik need inimesed nägema seal ju maailma selliselt, nagu tema tahab seda, nagu talle on turvaline, teda kutsutaksegi seal the one, see kõige väeline. Ja ta siis ta võtab naisi sinna, eks just teeb neid rasedaks ja müüb lapsi seal ära. Ühesõnaga, natuke mulle meenutas Brasiilias oli, ma ei tea, kas sina oled kuulnud, selline nimetati imemeheks John of God, nagu tervendaja, kes tegi siis nagu inimesed, ühesõnaga 1000 inimesed käisid päevas tema eest läbi ja tervenesid seal väidetavalt. Ja siis ta tegi ka spirituaalseid operatsioone, nagu ilma kätetavate, mingid asju lõikas, need on ilma nagu energiaga. Aga siis ühel hetkel tuli välja, et ta samamoodi hoitis siis naisi kinni, rasestas neid ja siis neid lapsi müüdi sealt. Aga see ongi see, et keegi tuleb, ta kuulutab ennast jumalaks ja siis hakkab oma seda jumala sõna levitama, nagu meil läbi piibli tulid, siis ta sai oma need prohvetid, ehk siis põhimõtteliselt ta võttis selle ühe mehe, see hakkas rääkima ja rääkima. Ja siis, kui on hästi palju selliseid nagu mõjutatavaid inimesi, kui inimene ei küsi ja ei kahtle ja ei, saad aru. Ühesõnaga, kui inimesel ei ole nagu kuidagi selle meheliku teadused ratsionaalset osa. Ja üks asi, mis on hingelise inimese puhul, nõrkuseks, mida mina olen näinud, hingeline inimene hästi usaldav. Et seda usalda ja kontrollit ei ole, mõistad? Et kui keegi tuleb ja räägib mulle mingi loo, kui näiteks mina olen ka eluaeg olnud hästi usaldav, sest ma ei ole kunagi uskunud, et inimene tulla lihtsalt niimoodi näkku valatada ja mõelda veel välja lugusid. Sest ma ise seda ei tee sellisel viisil, siis see on minu jaoks arusaamatu. Ja ma saan täna ka aru, et nemad tegelikult ei valeta, vaid see on see narratiiv, mida nad on, Nad ise nagu usuvadki seda. Just, see ei ole vale, vaid see on see nende ellujäämiseks vaata mõeldud lugu ja nad ise usuvadki seda, selle ei olegi, ja sellepärast nad räägivad seda nii nagu nii, et sa tõetruult nagu, et jah, sa jäädki uskuma, sest et just kõlabki tõena. Jah, ehk siis, et miks need maailmas saavadki tekkida need sektid, need igasugused usulised liikumised, samamoodi, ütleme, kristluse või islam, mis iganes. Ja siis need inimesed tulevad, ma vaatan täna neid, kui ma seal oma neid videosid ja asju postitan, et kui kristlased seal all postitavad, nad on nagu kõik ühe mütsiga löödud. Räägivad samamoodi, väljendid on samasugused, see, mida nad ütlevad, ma palvetan sinu eest, issand päästab meid ära, vaata kõik seal, mis seal kirikus, kaaperdatud teadvus, religiooni poolt kaaperdatud teadvus,
Matrixi poolt kaperdatud teadvus, Matrixi looja poolt kaperdatud teadvus. Ehk ta tuleb, tema usub seda lugu, mille tema loob ja ta tuleb ja mis nende power ongi, miks me uskuma jääme. Nad nii usuvad ise oma lugu, nad on nii veenvad, sest see lugu, neil tegelikult enesekindlust ei ole, on ju, päriselt. Aga nad usuvad sellesse loosse nii kiivalt, et meile jääb mulje, et nad on enesekindlad. Mõistad? See on nagu siuke, fake enesekindlus, mis on küll välja poole tehtud, aga sellesse loosse uskumine. Kui nüüd see sama nartsissist usuks millessegi muusse sama hästi, kui ta oskab sellesse uskuda, ta võiks luua ükskõik mida, ka head, on ju. Samamoodi Newtidega. Ma ütlen veel kord, me ei saa öelda, et nad on rumalad. No mitte ühegi koha pealt. Nad on üliintelligentsed. Aga see, kuidas neid on pandud maailma kogema, kuidas neid on pandud nägema, nüüd neil on ainult üks eesmärk. Ellu jääda, sest neil on tunne, et kõik teised tahtsid neid ära hävitada. Aga see, eks ju, mida nad teistele tegid, seda nad tähele pannud ja tegelikult oligi see, et keegi ei tahtnud neid ära hävitada, aga neil tegi see hirm, et neid kogutakse kokku, pannakse kuskile, vaata see hirmu keskus läheb aktiivseks, hakkad nägema seda reaalsust teatud viisil. Nende jaoks see holokausti lugu usu mind on tõsi. Täiesti kindlalt. Ja sellepärast ka, kui keegi läheb, räägib praegu minu selle nartsissististe eksiga, tema jaoks on see lugu, mis meie vahel justki juhtus, et mis iganes ta siis seal räägib, see on tema jaoks täiesti tõsi. Ta ei saagi midagi muud uskuda. Kui keegi teine läheb mingi teise looga, siis ta ei tule kunagi küsima, et kuule, aga minu käest, aga mis sa tegelikult mõtlesid? Kuidas sa tegelikult tundsid? Mis su tegelikult taustal oli? Ta ei saa. Miks ta ei saa seda küsida? Tema lugu kukub siis kokku. Ta ei saa selleks ruumi tekitada. Ja sellepärast see antisemitism ja see holokaust ja kogu see juute teema on nagu nii tugevaks tehtud. Ja ma praegu lihtsalt vaatan seda, et kuidas nad tulevad nüüd hästi suure hooga peale. Erinevatest kohtadest on olnud sellist ennustust, et tuleb 7 aastaks või 8 aastaks tuleb juhtima antikristus. Antikrist, mina tahaks öelda, et antikristus on antielu, nagu mõistad hingelise elu vastane, sest tegelikult Jeshua, ehk siis Kristus teadvuse tegelikult maa peale tooja, kes siis õpetas gnoosist ja kes rääkis, et piibli jumal on siis demiurg. Siis tema oli siis nagu selle elu poolt või tõida hingelist maailma ja siis piibli Jeesus ongi tegelikult antikristus. Siis tema õpetab seda süüd ja pattude lunastamist ja suri sellest, tema toob surmakultust, kuna see laip on seal risti peal igal pool, nemad toovad surmakultust. Ja nüüd seal Valges Majas on siis antikristus, see esindaja. Ja ma ei tea, kas kuskil oli selline video üleval, seda ei ole vist väga palju avalikkusele näidatud, aga Trump oli öelnud, et ta on nüüd 8 aastat järjest puldis, kuigi ma ei tea täpselt kuidas, sest ta on ühe korra olnud vaata juba. Kokku saaks olla 2 seda termi. Ja et ta on 2 korda järjest puldis, 8 aastat kokku, ja 8. aasta lõpuks on maailmas 8 miljardit biorobot. Ehk kõikide teadused ühendatakse AI-ga ära. Ta on selle nagu välja öeldud, et see on nende plaan 8 aastat. Millal ta pulti tuli? Palju sellest olnud? Paar aastat või aasta? Ma tean või? Aasta äkki või? Ma üldse ei anna sinna oma energiat ja mul pole õrna imugi. No mina mingid teatud asju natuke jälgin, loomulikult liiga palju tohi järgida, põhiliselt tulebki tegeleda oma eluga. Aga see on nagu, et vaata see info, mida, ütleme siis niimoodi, et väga huvitav on jälgida seda infot sellest, mida nad tahavad teha. Iseasi, kas see läheb nii, see sõltub. Aga nüüd see inimeste kaaperdatud teadvus on nii, ta on nii ära kaaperdatud, et inimene ei julge enam ei ID-kaad öelda. Ja see ongi see, et tegelikult kas meie saame, kas me anname endale aru sellest, et nartsissisti narratiiv kukub siis kokku, kui meie seda enam ei usu, sellega kaasa ei lähe ja seda ei toida. Aga mingil põhjusel on alati keegi, kes sellega kaasa läheb.
kuskil keegi on ja noh, täna on nad loonud neid bioroboteid siia lõputult, kes siis selle narratiiviga kaasa lähevad, kes aitavad seda üleval hoida. Ja see masskloonid on ka ühest küljest just selleks ju loodud, et nemad ju selles mõttes ei saa ärgata, ei saa mõelda, neil ei ole vaba tahet, nad ei saa ise midagi teha. Et praegu me olemegi nagu sellises väga huvitavas kohas, et mis siis saab, millisele teekonnale inimkond tegelikult läheb. Äkki käime siia lõppu veel läbi need esimesed sammud, mida inimene nagu nüüd teha saab, et hakata sealt kaaperdatud teaduse seisundist nagu vaikselt välja tulema? Jaa, ma arvan, et kõigepealt proovi endale hakata ikkagi aru andma, kui sa meid kuulad, isegi kui see tekitab tohutuid vastureaktsioone, et kui keegi räägib, et midagi oli nii või midagi nii juhtus, isegi kui sina räägid mulle mingi loo, et sa kogesid mingit asja ja see oli nii, siis mina ei saa seda teada, kas see oli nii või mida, see on ainult sinu lugu. Ma ei saa enne midagi öelda, kui ma ise olen ka seda kogenud. Ja võib-olla kui sinuga oli koos veel 50 inimest, kes kõik ühtemoodi rääkisid ja kogesid, võib-olla me saame öelda, et see nii on olnud. Aga kõik see, mis on olnud ajalugu või mis iganes, eks ole, või mis nagu praegu üldises väljas toimub. Kui paljud me sellest ise kogeme? Mitte midagi. Ma ei ole holokausti kogenud, ma ei ole teist maailmasõda kogenud, ma ei tea, mitte midagi ma ei ole ise kogenud, selles mõttes ma ei oska seda öelda. Et hakata endale aru andma võib-olla seda kohta, et see, mida mind on täna uskuma pandud, ja nüüd ma esitaks esimese küsimus on see, et kas ja kuidas see mind teenib üldse? Või veel parem küsimus, keda see teenib? Keda see spetsiifiline uskumus? Keda teenib see, et me usume holokausti? Juute. Ilmselgelt ju teenib. Nii. Ja nüüd me võime võtta väga palju muid asju, eks ju. Keda mingi spetsiifiline asi, mida meid pannakse uskuma, keda see teenib? Kui me vaatame meditsiinisüsteemi, kui me vaatame rahandussüsteemi, ükskõik meid pannakse mingit konkreetset asja uskuma. Okei, täna on ka niimoodi, et mitte ei ole ainult kõik usupõhine, vaid osad asjad juba, näiteks inimene ütleme ei usu mingisse asja, aga talle surutakse see jõuga ka peale. On ju? Mõned asjad on nagu läbi jõu, et näiteks ma ei tea, et automaks on põhiseadusvastane, aga kedagi kotti öeldakse, et maksa ära ja ongi kõik, et sa ei pea sellesse uskuma, aga sind surutakse sellesse, sest täna me oleme sellises väga hapras positsioonis, kus meid saab nagu juba suruda. Et esimene asi on see, et küsi enda käest, et kõik narratiivid, millesse ma usun, kas need teenivad, keda need teenivad, miks. Siis teine asi on see, et mis sinu elu puhul on nagu kõige olulisem on see, mida ma ise enda kohta usun. Jah. Mulle väga meeldis, kuidas ma jälgin ühte naist, ma ütlen, hakkan nüüd sellesse neuroteadusesse sukelduma ja siis üks neuroteadlane, üks noor naine väga huvitavalt räägib, ütles ka, et ta on andnud näiteks AI-le käsu, et ole minu neuroteaduse professionaal ja manifestatsiooni juhendaja. Ja otsi mul üles näiteks nüüd kõik minu piiravad uskuused, mingi teema näiteks raha kohta, näiteks suhete kohta, näiteks selle kohta. Ja siis lased AI-l sind peedistada nii kaua, kui ta tõmbab su teadusest kõik need esile, et siis sa näed, vaata, sul tekib nagu see visuaal, et see on minu uskumuste see kompott sealt. Et ma toon ühe hästi lihtsa näite, kuidas see sama, et kuidas minu reaalsus saab muutuda, kui ma lihtsalt näen mingit teist pilti. Et ma üle-eelmine aasta hakkasin tegelema sellise asjaga nagu neurograafika. See on selline hästi huvitav venelaste poolt välja töötatud teraapia meetod, joonistamine. Aga me tegeleme seal konkreetselt nagu neuroliinide, aju ja kõige sellega, et see mõjutab aju. Joonistame seal neuroliine asju, saad muuta oma aju struktuuri, oma neuronite ühendusi, kõiki uusi teid sisse rääda. Tegin ühe pildi valmis. Mingi väga spetsiifilis teemas on erinevad teemad. See oli just rahaga seotud sel hetkel. Ma tegin selle pildi valmis ja ma käis järsku peas plõks. Ma sain järsku ühest teemast aru, miks ma mingit asja olen nagu mitukümmend aastat ühtemoodi teinud. Kohe peale pildi joonistamist. Peale selle pildi joonistamist tuli mulle kõne ühelt marketingifilmalt, mida ma olin kogu aeg edasi lükanud, ma ei tahtnud nendega üldse rääkida. Siis ma mõtlesin, see ei tasuta. Lihtsalt, et konsultatsioon, ma tea küll, ma kuulan täna, mis ikka juhtub. Ma kuulasin ära see 30 minutit või 60 minutit.
ja ta rääkis mulle mingisuguse pildi lahti ja minu ajus tekkis täiesti uus informatsioon, minu pilt avaldus nii palju ja pärast seda ma lõin selle info põhjal omale 1000 eurosid sissetulekuid järgmised kuud. Sest et ta avardas mu meelt, andis mulle mingi uue asja, ta pani mulle tegelikult uue uskumuse või näitas uue võimaluse. Jah. Ja mida minu süsteemis enne ei olnud. Nüüd me küsime uuesti, et vaata nüüd enda koha pealt, mis on sinu süsteemis, milline on see sinu peale projitseeritud illusioon sinust. Mulle siin hästi meeldib see ütlus, et vaata, kui muidu öeldakse, et sa saad seda, mida sa väärt oled, aga tegelikult see peaks olema, et sa saad seda, mida sa usud, et sa väärt oled. Absoluutselt. Järgmises osas, kui ma tahangi rääkida armastusest, armastusest maatriksis, siis me hakkame sealt pihta, me hakkame rääkima enese armastusest, väärtustamisest. Kogu elu muutus saab alguse enese armastamisest, väärtustamisest ja austamisest. Kogu elu muutus. Maatriks paneb sind ennast vihkama. Maatriks välja astumine algab enese armastusega. Okei. Aga nüüd ka, et võta, vaata üle, mida sa enda kohta usud. Ma olen kole, ma olen paks, ma olen loll, ma olen vaene, mis iganes need on. Miks ma ei ole midagi väärt, sest see on ainuke asi. Nagu rääkisime, kõik info, mis ajus on, sinu aju loob selle projektsiooni, sealt see niimoodi hakkab. See uskumuste süsteemi osa minu oleks nii põnev lihtsalt. Jah, ongi uskumuste süsteem. Ja siis teine asi on see, et kolmas asi, paneme 3 punkti siia. Kolmas on see, millega maatriks sind tegevuses hoiab. Kuhu su tähelepanu energia läheb? Kas ta läheb Charlie ja Erika Kürgile? Kas ta läheb Facebookis kellegiga vaidlemisele? Millele ta läheb? Et kui sa tahad sotsiaalmeediat kasutada, kasuta seda välja poole. Postita sinna, ehitama personaalbränd üles. Täna, nagu ma ütlesin... Ära ole sisu tarbija, vaid sisu looja. Absoluutselt ära tarbi, vaid kasuta välja poole seda, et... Või siis tarbi teadlikult nagu info kogumiseks või mingi inspiratsiooni saamiseks. Just, et sa jälgi neid, kes loovad sinu jaoks väärtust. Ja? Üks naine, keda ma jälgin, mulle väga meeldib, on Jamie C. Ja ta vist ka, ma mäleta, kui kiiresti ta töötas ennast miljonäriks üles. Ja siis ta ükspäev just postitas, et ta sel hetkel, kui ta hakkas siis nagu õppima seda, mida ta täna teeb, ta oli 50 laps. Ta oli nagu üksinda majandas toimetas, ütles, et iga õhtu, pool aastat, siis kui laps läks magama, siis oma öötundest võttis selle aja, panustas, õppis, tegi. Täna ta õpetab siis teistele marketingi ja ta on miljonär. Laks töötas ennast ülesse. Ja teine, keda ma jälgin veel on Alex Hormozi, kes siis täna ka väga paljude nii-öelda siis turunduse guru. Et tema küll teeb asju hästi meheliku poole pealt ja mina selles mõttes tooksin see sisse see, et tee, aga tee targalt, et luba selle naiselikul energial, inspiratsioonil ja sellel kõik tulla. Aga ära siis, et aga see näide, mis mulle meeldis, mis ta näiteks tegi, ütles ka see, et sa jõuad juba teistest inimestest kaugemale siis, kui sa lihtsalt võtad ja proovid niimoodi minna nagu ennast ületada. Ütles, et võta näiteks 1 kuu ja tee iga päev 12 tundi tööd. Nii et sa ei puhka ühtegi päeva. Ütles, et sa ei tee seda igavesti, aga siis sa näed, mis on võimalik. Ületa ennast, panusta, liiguta, tee, et avarda neid piire, mida sina usud, et on võimalik teha, kes sa oled, kuidas sa saad ja nii edasi. Ja siis teine asi, mis mulle väga meeldis, et see üks ka see neuroteadlane, kelle jälgimist ütles ka, et sina lood oma reaalsused, et tema on näiteks oma sotsiaalmeediat üles ehitanud täiesti teistmoodi, kui seda räägitakse. Öeldakse, et postita iga päev, ütles, et ta pole elu siis iga päev postitan, tal on 2 miljonit jälgijat. Ja ma sain seda aru ka, et kuna ta annab väga head infot, siis ei ole mitte mingit vahet, saad aru, mida sa postita, kui sul on hea info, siis inimesed paratamatult ühel hetkel see külgeõmbe tõud tekib ja sa võid, ma ei tea, ükskõik kuidas sa neid videosid teed, ükskõik kui palju sa postitad, see tuleb sinuni nagu nii, et usalda nagu seda kohta. Ja 3. asi on see, või 4. asi, paneme siin 4. ka, et sa tahad täna oma elu muuta, sa tahad sellest maatriksi oravaratest välja saada, siis mõtle sellele, et näiteks ma ei tea, ütleme, ma tahan rahalist vabadust tekitada. Milline peab olema see versioon sinust, kes suudab selle rahalise vabaduse tekitada? Ja siis võtta sealt sammud tagasi.
näiteks lähen õigel ajal magama, ärkan hommikul varem, võtan iga päev näiteks 4 tundi, õpin mingit uut asja, mis iganes see on, aga keri tagasi, sest ilmselgelt see versioon sinust, kes siin täna eksisteerib, neid asju ei ole suutnud teha. Et sa pead oma teaduse vabastama sellest loost ja sa pead tekitama võimaluse, et sa pead looma siia uue potentsiaali. Mulle meeldib selline teooria, et vaata Hollywoodis näitlejad, neil on mingi roll antud ja see näitleja läheb sinna nii rolli sisse, et ta ongi see tegelane. Ja nüüd, kui sul on peas mingisugune illusioon, visioon, et ma tahaks ka selline inimene olla, aga lihtsalt mängi, teeskle, näitle, et oled see inimene ja sa oledki. Kehasta seda. Täpselt, et see nii lihtne ongi, on ju. Et kui sa tahad keegi olla, siis lihtsalt ole. Hakka olema. Täpselt. Hakka olema ja see läheb samm-sammult. See Emily ütles selle kohta väga hästi, et kui ma olen elus mingi situatsioon, siis ma mõtlen, mingi probleem vajab lahendamist. Siis ta ütleb, siis ma mõtlen niimoodi, et kuidas minu kõige parem versioon praegu käituks. See ongi see. Ja siis ma käitun selle kohas, et ma hakkangi kehastama seda. Kelle see teadlikkuse juurde toomine sinna, et sa vaatad, analüüsid, avatud silmadega, ei ole kaaperdatud teadvusega, ei tegutse silmaklappidega. Jah, ongi, aga et sa lood selle, et sa näed, et esiteks muutus on võimalik, kõigil on võimalik, sa võtad vastutuse selle eest ja sa teed ise midagi selleks, et hakata sealt välja tulema, et näiteks ala ma ei tea, tahan midagi teha, mul pole üldse inspiratsiooni, mine mediteeri tund aega. Küll tuleb. Jah, võta aeg maha ja siis tuleb ka see inspiratsioon, et mida ma siis selleks, kui mul praegu seda inspiratsiooni ei ole, mida mul selleks vaja teha, et ma selle inspiratsiooni saaksin. Ja niimoodi teedki. Nii et selles mõttes, et need oleks võib-olla nagu sellised olulised asjad, et tee oma silmad lahti, vaata nagu, keda see narratiiv teenib, mis narratiiv sind teeniks, loo omale oma narratiiv, mis sind teeniks, mitte maatriksit. Ja hakka jälgima emotsioone, mida sa mingitel hetkedel koged ja tunned. See on kõige olulisem. Jälgi, kuidas inimesed sind tundma panevad, jälgi, kuidas mingid info sind tundma paneb, jälgi, kuidas mingi olukord sind tundma paneb, jälgi, kuidas, ma ei tea, kui sa käid tööl, kuidas kuigi keegi ütles vist, kas see oli Alex Hormozi, ma mäletan, et käi selle sital tööl, et seda kiiremini sa tahad sealt vaata nagu, et seda kiiremini sa tahad ennast sealt nagu välja tuua, välja töötada, jah. Et see annab sulle selle tunde, et seal on nii paha olla, et siis sa hakkad ennast sealt kiirelt välja tooma. Et sellised asjad on nagu hästi olulised, aga et see tunne, et mis tunne see on. Jah, nii et pange omale need 3 punkti kirja. 4 lausa. Ja tulge sellest maatriksi kaaperdatud teaduse seisundist vaikselt välja. Ja järgmisel korral siis hakkame rääkima armastusest, suhetest, kuidas tekib üldse harmooniline suhete tasand, kuidas hakata teistsuguseid suhteid looma, kuidas see armastuse maailm enda jaoks täiesti ümber pöörata. Et see on nagu väga-väga oluline teema, et meil olingi siin täna, ma olin lausa biopolaarne siin mitu nädalat, et kumma teema me võtame, aga täna hommikul öösel selgelt näidati, et see teema on praegu olulisem. Nii et ärge unustage panna subscribe nuppu, jälgimisnuppu, et sa järgmist episoodi maha ei magaks. Peatse kohtumiseni. Tšau!